tervitus, erike numbrite keel. Näete jah, müts on peas ja natuke paksem jakk. Oleme jõudnud sügisesse. See on nii huvitav aeg tegelikult iseenesest. Selles suhtes, et ükskõik kui vana sa ei ole, siis kogu aeg on väljakutse see, et mis sa selga paned. Et see mingi nädal aega tagasi oli veel selline, ma vaatan kogu aeg sinna oma memme poole, näete, seal ta tuleb üksinda. Vaatan, et ära ei eksiks mul. Et nädal aega tagasi oli selline värk, et ikka väga vale jakk oli seljas ja tuli nohupoiss, mis sa ikka teed? Mõtled küll, et nagu justkui tead, nüüd ei ole enam midagi. Näete, mis müts mul on, jah? 100 aastat vana, aga smile, naerata. Sobib mu hammastega hästi kokku. Kuulge, teate, täna tuleb natukene selline sirgiti-sorgiti siit ja sealt, sest ma ei ole ammu käinud hommikul teiega siin lobisemas. See ei tähenda seda, et ma magaksin. Mul on nii põnev elu, et ega siin magama peab kähku, et midagi maha ei magaks. ja te olete kindlasti märganud, et sinna klubi kanalitele on tulnud nüüd videoid. Ja tõesti olen praegu panustanud sinna rohkem aega ja samuti ka suulistele klientidele, et jõuda kõik ära teha. Et järjekord väga pikaks ei läheks, seepärast niikuinii on pikk, et kui sa praegu otsustad seda võtta, siis see läheb kindlasti sinna novembri lõppu ja võib-olla juba detsembri algusesse. Kirjalikega läheb kiiremini, mingi 2 nädala sees saab tehtud. Ja tegelikult, mis ma tahtsin ütelda, teate, ma käisin, nägite kindlasti, et klubi videotesse tuli ka see üks podcast ajuloputusega, Angela nimeline, siis veab seda podcasti ja kuna Angela ütles, et ta paneb selle jaanuarikuus alles oma kanalile välja, et siis meil oli kokkulepe, et ma hoian seda praegu klubilistele ainult ja siis, kui tema on oma kanalil selle üles pannud, siis ma panen selle ka teile avalikult vaatamiseks. Ja täna on siis laupäev, 18. oktoober, kui sa nüüd satudki vaatama seda mingil teisel päeval, siis homme on mul tulemas hästi vahva külaline ja me teeme selle salvestuse ära ja siis vaatame, kas me paneme selle kõigile. Ma ise arvan, et paneme kõigile. Et see on siis hästi põnev selles suhtes, et kuna Elo on siis ta nimi. Elo on minu jaoks hästi tark naine, väga hea diktsiooniga, väga palju elus teinud ja väga tark naine. Ja me teeme nüüd sellise huvitava katsetuse, et kus tema siis hakkab mind küsitlema. Et nagu ka podcasti vormis, aga ma tunnen teda põgusalt, paar korda olen näinud, et väga huvitav ja siis vaatame, mis sellest välja tuleb. Ehk siis see on justkui selline Elo podcast. Aga kuna ta neid asju veel ei tee, siis minu meelest katsetame nüüd seda, minu meelest ta sobiks väga hästi vedama oma mingit podcasti, aga see selleks. Nüüd me teeme siis sellist katse, et ta siis küsitleb mind. Ma ei tea veel küsimusi, nii et ma ei tea ka vastuseid, nii et see tuleb selline, teate, nii nagu live kohtumised on, siis kui hästi lõhnab siin praegu metsas. Mul on nina küll natukene selline tatine, aga teate, nii hästi justkui nagu appi, kui hästi. Vabandus, ma pean kohe vahepeal rääkima midagi muud juttu, nagu mulle omapärane on. Justkui nagu keegi naine oleks väga hästi lõhnatanud ennast. Tahaks kohe küsida, et mis aroom see on. Väga hea lõhna. Ma ise küll lõhnatasin ka ennast, äkki see metsas reageerib see lõhnapus teistmoodi. Mulle meeldib teate natukene lõhna panna, siis kui ma mitte metsa tulen, küll üldse kodus ka. Mul on seal mingisugused erinevad 5 lõhna ja siis ma sirtsutan seda nõksu peale ja siis tuju tuleb vastavalt sellele kohe teistsugune. Kommenteeri, kas sa ka kasutad sellist taktikat. Ja mõni võib öelda, et mis sa raiskad sellest lõhnast seal kodus. Ma olen ka vahest niimoodi mõelnud, aga teate, kui kehvtilt nagu tõstab kohe tuju. Ma mõtlen, et miks ma pean siis panema lõhna ainult peale, kui ma kuhugi välja lähen. Et iseendaga seda elu nautida on ka ju kihvt. Mingi väikse aroomikesega. Nii, lähme tagasi sinna. Jah, et selle Eloga, et vaatame. Täna on mul hästi vahva külaline jälle, kõik on hästi vahvad külalised. See läheb küll klubilistele üles. Et kuidas on numbrid ja poolvääriskivid seotud oma vahel.
et vaatame, mis sellest välja tuleb. Me teeme täna sellise sissejuhatava video ja sealt tuleb ka üks sari. Ja teate, mul tuli selline, nüüd mul on 2 mõtet ja ma räägin siis kähku ühe mõtte ära, siis räägin teise ka ära. Ma räägin enne seda mõtet, räägin ühe asja siis, kui ma käisin seda podcasti, seda ajuloputuses, see oligi eelmine nädalavahetus. Esmaspäeval meil see oli ja pühapäeval ma läksin Tallinnasse. Mul oli seal huvitav kohtumine jälle ühe naisega, kes ka tuleb meile klubisse rääkima. Aga käisime elukaaslasega siis söömas Nautika keskuses. Ma küll väga harva käin Eestis, ma käin siis, kui mul on mingi põhjus. Mul ema elab Eestis. Temaga me ikka rohkem lopiseme, aga temaga saab ka kord aastas kokku. Et see on ka hästi. Ja, aga käisin seal oma elukaaslasega söömas ja teate, kui huvitav. Ma olen ikka nii selline maakas. Mõtlen, ma olen siin nagu vana jumala selja taga kogu aeg. Ja selles suhtes maakas, et ma enam telekat ju ka eriti ei vaata, aga kunagi sai ikka vaadatud ja teate sellised gangsterifilmid nagu mingid kõvad mehed saavad kokku ja arutavad mingit pusinessi seal ja nagu ja siis vene keeles. Ma sain ju vene keeles ka aru, minu elukaaslane on soomlane. Siis me seal ootame sööki ja mul kogu aeg kõrv kikitab, kogu aeg kuulen. Ei taha, aga ikka kuulen. Teate seda tunnet, eks ju? Ja siis vaatan, mingi hetk tuleb 2 meest omavahel seal hullult mingi äri kuskil Soomes ja Eestis ja kuidas töötajatega peab käituma, kuidas peab ütlema ja saad aru, siis kui niimoodi ei tee, siis kohe molli vaata ja mingi selline värk. Ta ei veel päris molli, aga mõtled täitsa lõpp, siis nad räägivad seal maksusüsteemis Soomes ja Eestis ja ma hoian jälle kõrva kikis ja ise ka tööandja olnud siin 20 inimesele 2 aastat tagasi, et võib-olla rohkemgi, 2,5 aastat äkki, aeg läheb nii kähku. Enam ei taha seda elu, aitas küll. Magamata ööd, stress, kõik muud asjad. Kurvad kortsud näol. ja siis mingi hetk tuli sisse sinna söögikohta, siis me olime täitsa tavalises söögikohas selles suhtes, et mitte midagi nagu erilist ei olnud. Aga siis tuleb sisse mingi selline kõva Eesti mees, vaata. Ja siis hästi sinna mukitud kutsi-mutsi Versace naine, hästi kõhna, sinna triigitud, joonistatud naine, huuled hästi punnis, juuksed väga pikad, Pepu on nagu selline pisikene virsik seal. No see joonistatud naine, siis ma vaatan neid ja mõtlen, täitsa pekkis nagu, päriselt nagu mingi vene filmis. Ja siis ma vaatan ja mõtlen, et täitsa uskumatu. Kui lahe on elada siin, no näete, ma näitan teile, kus ma siin elan, kus ma siin jalutan, näete, sellised mets. Ja mu kodu on siit ainult mingi vähem kui 0,5 kilomeetrit, 500 meetrit. Ja siin ma kõkutan kogu aeg. Näete, siin memm mõõdab maad, natukene väriseb, see külm on. Emps jälle pidurdab praegu, närvid läbi. Nad kunagi ei tea, mida ma tegema hakkan järgmiseks, seepärast, et võib-olla ma võtan lisaringi, seepärast, et videot on vaja edasi teha. No võt, ja siin ma siis elan oma metsade sees ja siis lähen suurde Tallinnasse ja siis ongi karp lahti jälle, vaatad, et muidugi vägisi, mis ma hakkasin kohe siin keevitama oma ajudes, et tead, selline tunne, ma ütlesin mehele ka, et päigelt tahaks küsida, mis päeval nad sündinud on. Nagu. Siis mõtlen, okei, et see ei kuulu nagu mulle, rahune maha. Ja siis mõtlen, et saaks kuidagi kõrva niimoodi välja ka lülitatud, et ei kuuleks nagu neid 2 vene meest, aga need peaaegu et röökisid seal. Ma ei tea, mis salakoosolek neil oli kahekesi. Ja siis ma vaatasin seda, jälgisin jällegi see kõva Eesti mees vähemalt välja nägemiselt tundus, et on eestlane, aga naine kindlasti oli siis, ma ei saa ju tegelikult ütelda. Ikka näed, tahad või ei taha, ikka näed neid inimesi, on ju. Ja siis ma arvan, et äkki venelanna, aga võib-olla vene juurtega. Ilus naine oli, aga hästi nagu üle paisutatud minu jaoks muidugi. No ma ei see nii prosta mutt, et no ja siis nad tulevad sealt pärast söömast ära, siis vaatan, naine maksab kassas. Ikka hakkad jälle mõtlema, on ju, igasuguseid mõtteid. Siis nad hakkad ära minema, siis see mees vaatab sinna 2 kõva gangsteri nurka. Ja ma mõtlesin, et ei tea, kas tõstab nokka, et no privet, vaata. No ei tõstnud nokka. Ja siis ma vaatan, et täitsa lõpp, et see on nii kummaline maailm. No mis ma sellega üldse nagu rääkida tahan, on see, et sa oled kindlasti ka elus, need tõmbasin tatti kohe. Ei ole tatti lappi kaasas, jälle tuleb hea lõhn. Nagu mega hea lõhn on. Vaadake, äkki see tuleneb sellest metsast. Vaata, Rossi ka nuusutab praegu. Rossi, on hea lõhn, on ju?
näete Rosit või? Rossi ka mõtleb. No vot, ja siis ma mõtlesin seda, et vaadake, mõelge nüüd natukene oma elu tagasi. Me oleme ümbritsenud ka erinevatel elusituatsioonidel ju ennast erinevate inimestega. Ja siis milline sina oled olnud siis sellega seoses? See ei ole üldse numeroloogiline juht praegu, aga mina küll analüüsisin ennast. Mingi aeg oli nagu tõmme, ma ei hakka siin vanusest rääkima, mingi aeg oli tõmme siis nagu see tead, mingi kaabakate poole. Noh, ilmselgelt, et enesehinnang oli täiesti madal. Tahtsid näidata välja see, kes sa ei ole, on ju. Mingi aeg hästi vaimsed inimesed. Ja see on huvitav sünnikaardist näiteks ka. Need, kes te olete seda saanud, no suulised näevad seda vist kõige rohkem. Ma arvan, kirjalised ei näe seda. Suulised jah, et siis sinna tuleb see täht, ehk siis pentagrammi ümber tuleb see ring. Ja sealt te siis näete seda, mis vanuses, milline number teid nagu kõige rohkem mõjutab sealt sünnikaardis isiklikust. Aga te, kellel teil neid asju ei ole, siis kuulake kindlasti, et mis see aasta mõjutus on siin YouTube'i kanalil, et ma räägin vaata 2025 ja 2026. Sellest on ka väike video juba tehtud, vastutleb põhjalikum. Et kõik need asjad mõjutavad meid. Et see on nagu nii huvitav. Noh, muidugi ei saa mõtlemist nagu hulluks minna. Ja muidugi on see nii kummaline, et ma täna ma mõtlesin, tegin hommikul putru ja kuulan ikka alati seal oma koolitaja videosid, tal ka YouTube'i kanal. Kuulasin seda ja mõtlen, et issand, kui põnev ikka. Küsimus oli siis see, et millised inimesed on esoteerilised. Ma proovin ise ka selle kokku lapitada, analüüsin natukene ja võtan sealt õpikutest mingisugust infot. Pusin natuke selle kallal, see on nii huvitav maailm. Ja siis see, et tegelikult seal tuli ka välja, et kõik meist võivad olla nagu seal mingisuguste oskustega. Kõige rohkem muidugi need, kellel on 9 ja 18. Aga ikkagi see, et kui sul on 9 hästi palju, ma tunnen isiklikult ühte inimest sellist väga lähedane sugulane. Ta on sündinud 18. päeval ja tal jooksevad need seal 9 ja 18 läbi. Aga ta elude number on 1. No mis see tähendab? 1 tähendab seda, et ta peab rohkem õppima usaldama inimesi ja delegeerima. Aga mida tema teeb, on see, et ta hästi palju tahab ise ära teha ja üldse ei usalda inimesi. Eks täiesti miinuses liigub. Et neid näiteid on nii palju selles suhtes, et tal on see anne, aga ta ei oska seda kasutada õigesti. See on nagu nii huvitav. Kogu see maailm on huvitav. Nii, ma lähen nüüd selle teise asja juurde. Näete, käpikud on käes räiged, külmetavad juba sõrmed. Ei tea, mis kell on, peab kellega vaatama. Mul hakkab kell 10 kohtumine selle pool vääriskivi tädiga. Ta ei ole tädi. Äkki on ka, kellelgi ikka tädi on. No vot, ma arvan, et mul peaks veel aega olema. Ma ei näe siit kellast praegu seda. Ja nüüd ma arutan teiega nagu mingi sõbrannaga. No vot, ja siis on selline asi veel, mis ma mõtlesin siin teie peale. Et mul on tehtud jah, see YouTube'i kanal ja sinna klubilisus. Ja klubi sees on siis rohkem sellised inimesed, kes tegelevad esoteerikaga, tarokaartidega, sinna tulevad ka teatud coachid, kes mida nagu teeb, erinevad juhendamised, poolvääriskivid ja kõik sellised asjad. Väga vabandan, tõmbasin seda tätti jälle sisse. Paber puudub, varsti hakkab tilkuma, nii et kui te näete, et läigib, ärge tehke välja. Ma tõmban keelega ära nii... Mäletate lasteaias. Ühes videos ma pidingi, ma ei tea, kuidas ma selle ära sirgeldasin sõrmega vist. No vot, et vaata, kui ma tahtsin jõuda. Et ma tean, et osad inimesed on hästi punes sellega, et tahaksite näha seda videot, aga te ei oska nagu liituda. Ja miks see liitumine on pandud? Sellepärast, et saada natukene sellist energiapanust. Et ja need hinnad reguleerib siis YouTube. Kui te näete klubilisuses seda, et seal on 2 erinevat hinda, siis, et ei tea kumba valida, siis vali täpselt selline, nagu sul taskupärane on. Seepärast, et ma panen ikkagi mõlemile samad väärtused, samad videod, see on lihtsalt see, et üks on väiksem panus, teine on suurem panus. See oli vist midagi kas 3 euroga midagi, teine oli 4 euroga midagi. Kui ma ei eksi, seepärast, et mina näen teistsuguseid hindasid, YouTube paneb omad hinnad. Ja nüüd ma mõtlesin sellist asja, et kuna on teatud hulk inimesi, kes tahaksid teid ka tegelikult näha, aga ei oska liituda ja kardavad liituda. Seepärast klubilisus on hea rahaline. YouTube'i kanalil endal olla, et seda videot näiteks, mida sa praegu vaatad,
kui sa tellid kanali, siis on täiesti tasuta ja see jääb ka tasuta, minu teadmiste järgi. Ja siis ma mõtlesin sellist asja, et ma võiksin teile näiteks teha sellise võimaluse. Ma nüüd päris hästi ei taha lubada, et iga pühapäev, aga pühapäeviti panen teile klubi liikmetele mõeldud videoid vaatamiseks. Ma panen võib-olla 1 korraga, võib-olla vahest 2 korraga. Ma vaatan, sellepärast, et ma olen lubanud, et klubi liikmed saavad rohkem teistsugusi väärtusi. Ja ma teen seda siis pühapäeviti, aga võib-olla ka mitte iga pühapäev, sest ma olen ka inimene, vahest ma unustan. Ja siis lihtsalt teil peaks tulema teade, siis te, kes te olete selle kanali tellinud, et uus video on. Ja siis ma klõpsan selle lihtsalt pühapäeva õhtul või hiljemalt esmaspäeva hommikul jälle kinni. Et see püsiks. Seepärast, et ma tean, et ma natukene studeerin siin, et teid on kanalil siin väga suur hulk 50 kuni edasi inimesi. Ja ma kujutan ette, et 60, 70, 80, need ei ole enam sellised, ei ole kerge seda klubilisust teha, et esiteks ei saa aru ja ei tahagi aru saada ja kardab ka. Kõik on. Seepärast, et minul endal isiklikult ka, ma maksan siin ka mingit teatud igasuguseid makse. Siis vahest on ka selline, et kas ma peaks tegema sellist asja, et ma ei tea, nagu ei julge klikkida sinna peale, siis jälle kutsun oma pojad sinna. Ma pole nagu eriti vana, aga lihtsalt inglise keel ei ole minu selline kõige parem keel. Ja eks ma tõlgin ka siin Google abil ja igasuguste asjade abil, aga ikkagi. Et ma saan teist täiesti aru. Et te võite lihtsalt kommentaariks panna mulle siia kas plussikene või lihtsalt süda, see, kes sina isegi, kes sa kardad sinna kommenteerida, lihtsalt see oleks märk mulle sellest, et see on väga hea plaan. Ja ma klikin selle siis tagasi pärast sinna klubilistele tagasi. Mõtlesin, et teen sellise võimaluse, sellepärast, et see väärtus, mis sealt need inimesed, kes tulevad mulle, ehk siis on minu väike mini-podcast, aga need on nii vahvad inimesed, need on nagu võimsad inimesed, igal ühel oma anne. Ja teate, siin üks üleskutse, siis ma pean varsti lõpetama. Sina, kes tahaksid ka ennast jagada, rääkida enda oskustest, mingisugustest värkidest, siis võta muga ühendust, kirjuta numbrite keel@gmail.com. Või otsi mind Messengerist üles, issand, memmel, kuulge, varbad külmetavad, ma pean ta kinni püüdma. Näed, vaadake, kus jookseb, jah? Vot niimoodi ta jookseb. Vaba. Nii, panen pidurid peale. Vot, pidurid peale memmele. Nüüd ma pean lõpetama. Aga mis siis ikka? Ma loodan, et info jõudis kohale. Meil on kodu täitsa selja taga. Ja memme on väga solvunud mu peale. Hop. Ja aba. Ja. Vist oli kõik. Ja teie, kes olete kirjutanud mul siin mingi 3, 4, 6 kuud tagasi ja kes mida teeb, siis ma võtan teiega ühendust, nii et te olete kõik mul siis ma tean teist või mäletan teid, ütleme siis niimoodi. Ma pean lõpetama, memmo vihane. Tšau.